Tšauki, väike numbrite keel. Jaa, ma pole mitu päeva siin käinud. Mul on nii huvitav elu, et ohoh, nii nagu teilgi. Igal ühel oma huvitav elus ja ma loodangi, et on väga huvitav, sellepärast et sügis on selline mõnus aeg, kus tegelikult on rohkem aega tubaseid asju teha ja tegelikult mis saab veel parem olla, kui jällegi iseendaga tuttavaks saada. Ehk siis minul on üks selline huvitav koolitus käsil. Siis on põnevaid läbirääkimisi koostööpartneritega, midagi põnevat siia. See, mida ma olen teile algselt siin lubanud. Meil on peaaegu juba lukku löödud. Oli selline mega vahva kohtumine. Ja mis siis veel? Analüüse tegin suulisi. Issand, kui ilus päike on, täitsa pekkis lihtsalt. Tahaks teile ka näidata seda. Natuke pimestab nüüd silmi, kui ta valmis ei ole, siis ma näitan. Tõmbasin köha maha siin vahepeal. Ja see mingi kummaline haigus, mis ma siin vahepeal oli, siis on jätnud sellise väikse kummalise köhi köha siia taha. Vahel tuleb ei tea kust, võpsikust. Ja, aga hästi põnev on olnud. Ja ega me teid ära pole unustanud, selles suhtes mul on nii palju informatsiooni, mul on vahepeal teiega vaja olla oma ette, et ennast nagu, kuidas mõtlen, tagasi maa peale tuua. Ja seepärast, et mul on ju ka omad numbrid, mis vahepeal ajavad mind siin segadusse ja nii nagu teil kõigil on omad numbrid. Ja mul tekkis selliseid mõtteid, miks ma siia tulin. Tegelikult ma tahaks iga päev siin käia, aga vahest on niimoodi, et mis ma siin ikka pläran. Aga tahan plärada küll täna teiega selliseid asju. Ja need mõtted olid sellised, et teate, ma olen sellest ennegi rääkinud, aga ma arvatavasti ma pean ikkagi kordama teatud asju, sellepärast et kõik ei käi kuulamas neid eelmiseid videoid. Ja see mõte, et meis igas ühes on olemas selline üks number või tegelikult need on 3 isegi, kus tegelikult kogu aeg toetatakse. Me kõik oleme tegelikult sündinud niinimetatud geeniuseks siia maapalli peale. Ainult elu hakkab tegema mingid omad korrektuurid vahepeal ja sõltub kõik ka muidugi sellest, et kuidas see lapsepõlv on möödunud ja siis mõned inimesed numbrite järgi rohkem sõltuvad teiste arvamusest ja siis nad jätavad selle oma tegemised katki ja lähevad nii, nagu siis ütleme, kas üldsus ütleb või normid nõuavad või ma ei tea, kuidas selle kohta ütelda. Ja nüüd mul oli nii mega selline, kuidas ma ütlen, 3 suulist klienti, kõik kliendid on hästi megad tegelikult. Mul pole mitte ühtegi sellist, et keda nagu ütleks, et täitsa tühi koht nagu. Kõigil on nii võimsad numbrid. Ainuke asi, mis mul kõlama jääb, mitte küll kõigil, aga on 1%, et nad ei ole veel aru saanud, kui võimsad nad on. Ja siis, kui nad saadavad seal häälsõnumeid mulle tagasi ja kirjutame ja siis see lõpukõne, siis ja nad on justkui tajunud, et neid toetatakse ja nii edasi, aga nad ikkagi nagu ei suuda uskuda, et see tõsi on. No ma räägin ma kogu aeg keerutan nagu kass ümber palava pudru, aga tahangi praegu niimoodi tahtlikult teha. Ehk siis on teatud numbrid, ütleme minu jaoks on numbrid, kes ikkagi. Ütleme, mis toetavad meid nagu mega palju. Ehk siis üks asi on see, et kui sul neid 10 leidub seal sünnikaardist. Sul võib isegi sünnipäevas 6 aastas ei ole neid. Aga nad on olemas seal, kui sa sünnikaarti lahti teed. Ehk siis mina teen, eks ju. Kas sa seal võtad selle kirjaliku suule, siis ma räägin sulle. Ja see on see, et tegelikult kõik asjad õnnestuvad, mida sa oma elu teil ka ealeski vastu võtad. Ja need inimesed, kellel on see 10 leidub seal sünnikaardis, siis nad tegelikult tõdevad seda, et on olnud elus perioode või hetki, kus nagu mõtled, et täitsa lõpp elu-surma küsimus. Ikka vingerdab välja. Ja võt see 10 on üks väike võlu. Ja siis ka näiteks 7 on ka väga toetav number. Kõik numbrid toetavad tegelikult, aga ma tooks need natuke erilisemalt välja. Et just ma ütlen seda, et kui sul ei ole sünnipäevas 6 aastas, ei ole neid 7, aga võib-olla see tuleb kuskil välja, võib-olla seal suhete 3 nurgas või tuleb välja ametites, ükskõik või vaimsuses. On muidugi teatud numbrid, mis ei pruugi välja tulla. Minul näiteks ei ole 18 ja 9. Need on sellised esoteerilised numbrid. Need on ka need asjad näiteks või sellised numbrid,
noh, mul on sünniaastasse olemas 9, noh, lohutan ennast sellega, sünnikaardist ei tule see välja millegipärast. Aga need on sellised numbrid, mis ütlevad, et sul on olemas selline esoteeriline võime, usud või mitte. Ja muidugi need, kellel on selle edukuse koodis need 9 seal olemas ja sünnipäevas 6 aastas ja siis ka sünnikaardis ja siis osad, kes ei võta seda teadmist üldse vastu. Ja nad lähevad täpselt nii, nagu need lähevad. Aga mis siis ikka, ma olen nüüd õppinud selles suhtes tegema endaga sellise diili, et mul hakkab alati kahju inimestest, et nad ei saa nagu aru. Aga no ma ei saa võtta vastutust teise inimese eest, et noh, mina räägin seda, et kes ta on ja nii ongi. ja mis ikka teed? Jah. Ja siit muidugi hüppaks kohe edasi sellise asja peale. Tuleb täna selline siit ja sealt jutt, seepärast pole ju ammu käinud, vaata 3 päeva juttu peab kõik ära rääkima. No mõtteid on mul miljon ikka loomulikult. Siis selline asi, et ei ole ühtegi halba ega head numbrit. Igal numbril on omad plussid ja omad miinused. Ja nüüd on millegipärast tulnud ka selliseid huvitavaid küsimusi, et no, et ma olen pikalt üksi olnud ja milline number mulle ikkagi sobib ja siis ma jälle ütlen, et no käi kuula ikka seda videot, kus ma räägin, et 3, top 3 kõige paremad paarisuhted ja siis ka sellised suhted, mis ei ole head. Aga tegelikult on kõigis suhetes head ja vead. Isegi see top 3, mis on, seal tuleb number esimese koha peal on 2, on ju, teise koha peal 6, kolmanda koha peal 9 ja see tähendab seda, kui sa liidad oma sünnipäevad partneriga kokku, sa saad need numbrid. Need on jah head, aga igal sellel 2, 6 ja 9 on omad totaalsed vead. Sellised vead, et mõtled, et joh, ei tea. Nagu Merike väidab, et on hea suhe, ma ei tea, meil on küll nagu kass ja koer. No tegelikult kass ja koer saavad nii hästi läbi. Kukk ja kana äkki või? Kurat, need saad ka hästi läbi. No ma ei tea, siga ja kägu. No vahet ei ole, küll te mõttest aru saate. Vot, aga siin on vaja nagu see arusaam ka endale selgeks teha. Kui ma saadan teile need videod sinna YouTube'i kanalile, siis soovitan muidugi ikkagi neid sügavalt kuulata, mitte nagu, need on küll üleüldised, aga te saate hästi palju infot sealt. Et okei, teil on kokku sobivus nagu väga hea, ütleme selles suhtes, et teil tuleb see 2. Jah, et Merike väidab, et see on kõige parem. No, see on kontrollitud fakt, see ei ole minu enda välja mõeldis. Et ma ikka kontrollin, mida ma teile siin panen. Metsajalutuskäigus ma võin aeg-ajalt eksida, aga kuigi ma arvan ka, et eksimisprotsent on väga väike, sest ma olen selle numeroloogia sees nii tugevalt. Ja seal tulevad jah mingid sellised, et nagu üldse ei lähe. Et no ei tea, et kohe küsiks Merikese käest, et mis nüüd on siis nagu. Aga seal ongi vaja aru saada see, et sina oled sündinud näiteks, noh, ma toon enda näite, siis noh, mina olen 16 sündinud, minu partner 13. Ja meil tuleb kokku sobivus 2, ideaalne. Mina olen 7, tema 4. No üks super luks nagu suhe. Aga on minul vead ja on temal vead. Ja on teatud päevad sellised, kus nagu mõtled, et täitsa pekkis, paneks lihtsalt ukse pauguga kinni, ütled kuule tšau kakao. Aga siin ongi mingid teatud nipid, mida sa pead teadma. Ta ongi selline. Anna tal olla selline, lihtsalt see on see hetk, kus sa lähed lihtsalt korraks teise tuppa, hingad sügavalt välja sisse välja või välja. Sõltub, mis seis on. Siis üldse ei tõmba. Noh, ma ei tea, läksin ülemeelikuks. No saate aru küll pointist, eks ju. Point on siis selles, et need samad, kui ma räägin teile üleüldiselt sünnipäevadest, see aitab sul ka aru saada partnerist rohkem. Ma ju räägin seal iga numbri juures ikkagi need miinused ka ära. Et ja loomulikult mõjutavad ju nii paljud asjad veel. Oho, mul hakkab memm ära eksima. Ahah, näed, ei näegi mind üldse. Täitsa vaatab mööda. No nii, vaadake, väike hetk. Vaadake, siin ta on, otsib, zoomib. Lissu, no tere. Tšau, tipupoeg. Tšau. Aga sa ei taha tulla rohu sisse, siin on küsimus. Ahah. Tema vaatab, et saaks minema. Ei, me oleme praegu sügavasse metsa sisse. Väike hetk. Vaatame, et ikkagi välja navigeerib selle. Ja vaadake, mis ta teeb, jah. Ta ei tule. Näete, jah. Vaat selline ta ongi mul. Näete, et hakkas koju minema. Et 04-ks tema metsa ei tule. Näete, miski iseloom, jah. Ja siis ta lihtsalt niimoodi panebki lihtsalt plehku. No nii, hea küll. Teeme nii, nagu meist kõige vanem soovib. Nii, lähme tagasi teema juurde. Loodan, et olen reel. Natukene nuputan, natukene navigeerin ennast tagasi hoopis.
tuleb välja, et lithium pomo meil, jah. No pole midagi. Ja ehk siis tuleb aru saada tegelikult nendest numbritest natukene rohkem ja muidugi mõjutavad meid ju ka näiteks see, et mis kuul sa oled sündinud aastal ja missioon ja elude number. See on teate selline kompott, et nagu noh, kuidas öeldakse, et siga ka ei söö või? On selline ütlus? Ja küll see siga sööks hea meelega. Mul tuleb sellega meelde see, mis oli Nukitsamehe filmis. Mäletate seda, kui anti selle seale söök ette? Ja see minu meelest lapsepõlves oli see nii hirmus, et antakse seale ette siis ja vedas sisse. See täitsa pekis, tal on kogu aeg kõht tühi. See Kusti vist toitis teda. Jaa, olid hirmsad filmid kunagi. Mina kartsin Nukitsamees, kui ma olin tatikas. Jah, kommenteeri ka, kas sa ka kartsid? Kõige hullem oli see, kui see, mis oli see kaigas tuli sealt ülevalt alla, see see oli hästi õudne. Ja on olemas teatud inimesed, kes on sellised. Tuleb sinu ellu ja sööb lihtsalt energia ära. Siit ma lähen lippan kähku ühe kolmanda teema peale, mis ma mõtlesin, ma räägin teile ära. Ma loodan, et teil on sellest abi. Peaks olema. Minul on küll sellest väga palju abi. No mul on muidugi see selles suhtes käpas, et kui ma analüüsin inimest, siis ma vaatan kohe ta sünnipäeva, siis ma vaatan niimoodi, kui puusa pealt tuleb kohe visata nagu mingi teade välja inimesele. Mul on vahest sellised toredad kirjasõbrad, kes ütlevad, et kuule, leidsin partneri, ma ei tea, vaata kähku, kas saad. No ma ei ole ennustaja, vaata, ma lihtsalt vaatan kähku numbrid, et see võib nii olla, see võib naa olla. Ilma analüüsi lahti tegemata. Aga see kolmas mõte on siis selline, et ma tahan ütelda, et ei ole halba ka häid inimesi. Ja see on tõsiselt nii. Lihtsalt see on see, et kuidas inimesed ise seda teekond enda valivad. On mul ka perioodi olnud, kui ma olen vana nõid. Teismeas eriti. Siis on mul see 16 miinus nagu täiega lihtsalt põlenud. No olgem ausad, kellel ei ole põlenud. Ma vahest tahaks ikka niimoodi kuule, et teha. Ja siis veel vaatad enda peegli otsa. No üldse, tegelikult siis ma ei vaadanud eriti, sellepärast siis ma olin omast arust lihtsalt kole. Aga no ikkagi mõtled, et oled veel õige ka. No võt, nüüd tuleb meil lennuk, mul on teised kõrvaklapid. Aga tahan siin ütelda sellised hästi jooksuga nagu tuua sellised ühed numbrid. Nagu ma räägin ikkagi naljaga pooleks, et kui te ikkagi seal Tinderis või kus kohast otsite endale partnerit või siis sõbra kaudu vaata pakutakse, et kuule, Teet on täitsa muhe mees, et aastaid juba poissmees, et täitsa nitsivoo, et ma ei tea nagu, on läinud nii ja naa või siis seal mingi, keegi Annika on vaata üksinda ja see oleks nagu tore tots sulle. Siis on teatud numbrid sellised, kui me vaatame 1-9, niimoodi hästi kergelt, kes tahavad nagu hullult kiitust. No kui sa lähed kohtingule, näiteks kui inimene on seal sündinud, ütleme 9, 18, 27, siis nemad on nagu üleüldiselt, ütleme niimoodi, et kiiresti saaks temaga nagu matchi, siis teda oleks vaja kiita. Isegi kui sa ei tea tema kohta midagi, ütled, et täitsa lõpp, sul on nii ilus nimi. Ja siis ta tõuseb püsti, ütleb, jaa, see on minu nimi. No siis kes see veel tahab? 4 tahavad, kes on sündinud 4, 13, 2, 2, 3, 1. Need armastavad tohutult kiitust. See ei tähenda, et nad on mingid kiidukuked. Meis kõigis on kiidukukke energiat, aga need on sellised kõige rohkem. 7 loomulikult, kes on 7, 16, 25. Nad tahavad ka kiitust. Kõik tahavad kiitust, ma ütlen veel kord. Kõige sellised rohkem tahavadki need 9, 4. Sealt läheb siis 7. Mina kuulun ka 7, loomulikult. Ja siis on teatud sellised inimesed, kes on kuningad ja kuningannad. Nad teavad isegi, et nad on täiuslikud. Siis need numbrid on sellised nagu 1 ja 3 näiteks. Et kui sa kiidad, siis ta ütleb, ma tean isegi. Ütleme siis 9, vaata mis ma ütlesin enne, 9, 4, 7, need on sellised, kes sahistavad seal sulekesi ja mõtled, täitsa lõpp päriselt või jaa, ma isegi mõtlesin, et tahaks nime vahetada. Ei, ma ei vaheta kuhugi oma nime, et on jah ilus nimi. Oi, aitäh, et ütlesid. Aga kui sa seal 1 ja 3 räägid, siis nad lihtsalt tõstab oma nakka kõrgema ja ütleb, jah, ma tean seda. Tänan. Ja võib hästi konkreetselt öelda. Siis
ma natuke sirgiti sorgiti, kui mõtlen, siis 8 on sellised tüübid, et nad on sellised suht konkreetsed. Nad, ütleme, 8 on võib-olla kõige rohkem nagu jalgadega maa peal. Kui sa ütled talle näiteks, et no sa oled ikka mega ilus. Ja siis kui ta teab, et tal on juuksed kammimata, siis ta tuleb, kuule, et nalja teed või? No ta võib ütelda sulle nagu otse näkku või siis ta lihtsalt muigab ja mõtleb, et issand jumal, kellele sa seda kuradi moosi praegu kelle peale paned? Et ei tasu mängida. 9 ja 4 ja 7, need sulavad kohe ära. Need unustasid ära, et nad kammimata jätsid. Ja 1 ja 3 ütlevad, et nemad on niisamagi täiuslikud, et neil vahet pole, kammivad juuksid või kammi. Nad on kogu aeg head. Noh, laias laadus, teate, see on natuke nagu naljaviluks öeldud, aga seda saab muidugi lahata nagu miljoniks tükiks selle sama loo. Aga sellised number 2 ja näiteks 6 on sellised tüübid, kes tahavad alati teiste heakskiitu ja nad teevad kõik niimoodi, et teistel oleks hea. Ka head manipuleerijad. 6 on endaga hästi palju probleeme, sellepärast et nad oma väljanägemisega võitlevad just kuni surmani, kui nad ei saa aru sellest, et nad on juba head. Neil ei ole vaja kogu aeg pingutada. Kes meil rääkimata ei 5? 5-ga natukene teistsugune lugu. No tuletan meelde, et ma ei ole arvuti taga ja ma ei räägi täpselt nendest numbritest. Aga nendel on selline huvitav lugu, et nendel nagu meeldib raha. Kõikidel numbritel meeldib raha, aga need on sellised rohkem, nemad on selline, no kui sa lähed kohtingule ja sa tead, et sinu vastas on näiteks 14 inimene. Ma mõtlen alati Tinderis või ükskõik, kus te olete, ära küsi üldse nime. Küsi kohe, millal sündinud on. Ja siis kuula minu videoid. Ja kui see vastas on näiteks 14, eks ju, hästi strateegiline inimene, sealt tuleb 1 juba välja, on ju. 1 on see, et ta teab isegi, et ta on hea. Number 4 vajab hästi palju kiitust. Kokku teeb see 5, et siis ta küsiks umbes seda, et palju sul kinnisvara on, mis sulle kuulub. Kõigepealt hakka kohe talle ära rääkima, et kuule, mul on saun ja mul on need, mis seal on, 2 suvilat ja nalja teen muidugi, aga no selles suhtes, et ei tee ka. Vaat kõigil on nagu sellised omad omadused, kes mida tahab. Mul oli vaja see kuidagi välja rääkida, sellepärast, et kui te hakkate nagu laias laastus seda kõike nagu tähele panema enda ümber, no mina olen igapäevaselt numeroloogias sees muidugi, mul on see lihtne. Ja ma siin näiteks mehe käest ka küsin, et tal on siin ülemusega ikka vahest mingid väljakutseid ja vahest jälle saab nagu väga hästi läbi, muidugi päevad mõjutavad meid, eks ju, päevad pole kõik vennad, nad on kõik õed, nali. Aga siis ma küsin ka, et no mis päeval sul see ülemus sündinud on, siis ta vaatab mulle, mis sa seda teada tahad? No umbes, et tahaks teada, et vaata, kui vana ta on. No ei taha, sünnipäev piisab. Aga ta ütles, et mina küll ei hakka välja uurima. Ma ütlesin, et no ära uuri, siis vahet pole. Ma mõtlesin, et äkki aitan sind lihtsalt, et millele rohkem tähelepanu pöörata. Et mis on ta hea pool ja miinuspool. Aga ju siis mina olen selline numeroloogiline hull ja ma tean, et teie seas on ka neid hulle heas mõttes. Minu meelest on vahva teada. Sellepärast, et ma korrutan veel korda, et ei ole halbu ega häid inimesi. Ja üks asi, mida ma siin lõpetuseks tahan ütelda, et ärge kunagi süüdistagi teisi inimesi, sellepärast, et me ise kõik teeme selle elu endale selliseks, nagu ta on. Nii lihtsalt ongi. Ma olen ise ka vastu seina jooksnud oma elus mitmeid kordi ja mõtlen, miks ta niimoodi minuga tegi. Ja siis lõpuks ma saan aru, et täitsa lõpp nagu ole nii pidigi tegema, et ime, et nagu tal närvid vastu pidasid sellise vahva naisega. 3 punkti oli ees. Jaa, eks meil on kõigil need sellised siiga-saaga jutud. Kuule, aga vahva oli lobistada sinuga, suur tänu järjekordselt. Mina igatsesin teid ka. Vahest tulevad sellised pikemad päevad. Aga ma saan alati siit hästi palju energiat teiega vesteldes. Tšauki-pauki. Ja vahvat päeva. Ja mäleta endale ka peeglist otsa vaadata ja ütle, et sa oled ikka täitsa nitšivoo tüdruk või poiss. Tegelikult sa meeldid mulle. Päriselt. Teie kõik siis tehke peegli ees seda. Ja kõige võimsum on see, et kui sa armud ise endasse. Küll siis teised ka tähele sind panevad, eriti kui sa oled seal aastaid üksi olnud. Võib-olla sa endaga ei ole sina peale saanud seal peeglis. Tšau, Merike numbrite keel.